Ikkagi õnnelikult jala peale seal jäi ja tuleb löök ka ja nüüd on olemas 1-0, saab siit Heiko Tamm kätte ja korraks tundus, et seal Flora väravat ikkagi kukkus pisut vara ära, et saame seda kordust ka siit näha, seal tundus, et rikossett ei olnud ja jättis siis esimese nurga hetkel katmata. Ja see edu ei kesta kohe üldse, sellepärast et väga-väga kiiresti vastab siit ka Tammeka vastu ja Mikk Laas, mees, kes 2 väravat Tammeka poole pealt ära päästis, siis nüüd läheb lööb ka ise ja korralik kuulsat vasaku jalaga tagumisse alla nurka. Mõni väravaht võiks värava lüüa, sest Konteika on ju sellega omal ajal hakkama saanud, aga siit lööb hoopis Tammeka neile ära ja 1-1 on tõsiasi. Tõepoolest, võib-olla kutsusid kurja kaela nii-öelda sellega, kui rääkisid siin, et mees on värava löönud ja töödi hoopis talle. Juba 3 olemas. Kotenko nüüd sööduga eksis. Ja no oleks võib-olla mõni optimistlikum jalaga mees proovinud ka sealt ära lüüa, aga siit tuleb ikkagi 2-3, nii et lõppu natukene põnev siiski on. Võib-olla hallinud, et minu tabelisse vaatamised ja tulemuste järeldused veidi ennatlikud. Igatahes Mikk Valtna teeb Tammeka kaotusseisu minimaalseks 2-3-le ja 2 minutit ja mäng on küll ja veel. Aga korralikku tehnikat näitas siit ka Tammeka mees ja vaatame nüüd. Ja siit on penalti kella peal, minut 43 näidatakse siit algselt valitud positsioonilt ära. Tamm paneb korralikult selle palli värava võrku ja no tablool on numbrid 1-1. Kalju jaoks maailma lõppu kindlasti ei tähenda, sellepärast et endiselt turniiri võit on nende enda kätes, aga enda nime tagant ära ja ollakse tabeli keskmeek. Vaatame selle olukorra ära ja siit joonistati see asi väga filigraanselt välja. 23 sekundit tablool, aga numbrid 2-1 Tammekale ja Kalju on oma edu maha mänginud ja Rasmus Tomson saab selle värava enda nimele, mis tegelikult nüüd tähendab, et see turniiritabel läheb siin enne viimaseid mänge ikkagi väga-väga põnevaks. Siin saladuskattel ühest võistkonnast avaldati ka, et mis see võti on see, et tuleb saada nii-öelda tuumik kokku ja siit tuleb Tammekalt 1 tagasi. Ei ole see mäng veel läbi, 1,5 minutit minna. Ott Meerits lööb siit 1 ilusa eeltöö järel. Raskelt see küll tuli, aga Mikk Valtna kangutas selle palli sealt nurgast, boardipõrkega ilusti välja värava ette ja Meerits lõi ära.